No kui muidu ma kipun neid olulisi asju maha magama, siis täna olen ma vist õnneks õigel ajal ja ka õiges kohas, sellepärast et minu vastas on kohe sisse võtnud meie tuntud muusikalaulja Sissi. Tere, Sissi! Tere! No räägi, kui minu Eurovisiooni tähistamist ja traditsioone me nägime nüüd videoloost on ju, aga kuidas sina enda perega Eurovisiooni tähistad? On teil mingid kindlad sellised traditsioonid? On küll, meil on ikkagi siuke, et laupäeval tuleks siuke päeva ajal juba kokku, koristame, süüa, oleme õues ja siis õhtul me siis koguneme teleka ümber ja minu emme prindib ka kõikidele välja selle listi, vaata kõik lood, et pane kommentaarid, mõne punktid, igaüks peab panema, mis on tema see top 10, mis kohale me nagu paneme, minu õde pani see aasta muideks peaaegu kõik täppi. Ja mina see aasta ei teinud seda, sest et minust tekitab see alati natuke stressi. Ja poolfinaale näiteks me vaatame küll igaüks oma kodus, aga meil on ema ja õega grupi chat, kus me siis nagu aktiivselt kommenteerime ja minu ema siis näitab isale, mis seal kõrval toimub. Issand, kui äge, täitsa selline nagu terve sündmus ikka. See on nagu terve sündmus, jah. Okei, no ilmselgelt vaikimisi hoiavad ju kõik riigid enda riigi esinejatele püüad, nagu meie ka Aalikale otsime. Aga kes sinu favoriit sellel aastal oli? Ehk siis, kui Eesti välja jätta? Jah. Rootsi ja Soome. Mul on sama. Ja Rootsi Soome meeldis mulle ja ma tean, et mul oli mingi veel, mis mulle täiega meeldis ja ma lihtsalt ei mäleta seda praegu, aga seal oli 3. Okei, selge. Kas muidu sellel aastal sa leidsid ka Eurovisioonilt võib-olla sama sügava sisu ja tähendusega lugu, kui seda oli muidu sinu enda Lighthouse? Ma ei mõelnud sellele. Näiteks mis see laul oli, et I don't want to be a soldier, I don't want to fight with real blood. No see ikkagist oli nagu väga ajakohan sellega, mis praegust toimub. Et seal ikka neid hingelisi oli. Isegi tegelikult Loreeni lugu on hingeline lugu. On küll, jah. Aga mis sa Horvaatia loost arvasid, see Mamašč? Ta oli ka siukene sügavaga. Selle kohta, ta ei ole üldse siuke asi, mis on minu maitse. Ei olnud minu lemmik, aga ma pean tõdema, et see oli hästi tehtud. Et nagu ma pean nagu andma neile selle punkti, et te olete teinud, ma ei tea, mis asja, aga te tegite selle hästi. Ja. Teeme väikese flashbacki Eesti laulule siis, kui sina laulsid Lighthouse on ja, aga vaatame seda akustilist versiooni. Okay. I keep telling the world the part of me that you live in is gone. If that was the truth, oh, tell me why the hell am I writing this song here for you? You were my lighthouse, guiding me home. I knew you like myself, from the skin to the bones. Jah, tõesti väga-väga ilus lugu, aga räägi, sa olid 2-aastane kui sinu enda isa. Noh, sellest me ei saa üle ka ümber, võitis Eurovisiooni on ju. Tegelikult, oh my god, päriselt. Kas sul on sellest ajast ka mälestusi? Mitte ühtegi, täielik 0. Ma olin 2-aastane, ma tean, et mu vanaema on rääkinud, et mul oli kõrge palavik ka veel, ehk siis ma arvan, sinna läksid kõik need mälestused. Wow. Küll aga me alles hiljuti täpsemalt Eurovisiooni päeval vaatasime ema, isa ja mehe ja õemehega selle Eurovisiooni dokumentaali ära BBC-st, nii et seal mul natuke lünkasid sai nagu täidetud. Okei, selge. Räägi lõpetuseks, kas sul on tulemas endal ka uut muusikat? Võime me sinult midagi oodata? On küll. Nii tore, et sa küsid, saab kohe nagu jagada. Ja ma teen albumit praegust üldse. Ehk siis nagu tuleb nagu korralikult uut muusikat. Ma olen kirjutanud 10 ja 10, kui juba ei lähe 100-desse lugusid ja siis ma olen sealt lemmikud välja noppinud ja viimase 5 nädala jooksul veel 7 lugu kirjutanud. Nii et ja, uut muusikat tuleb juba suvel, ma arvan, lasen välja uue singli. Nii et it's time! Lõpuks ometi. Kuule, suur aitäh sulle intervjuu eest ja meid praegu nüüd on ootamas praktika laua juures Sander, kellega siis anname sulle väikese muusikalise challenge'i. Okay. Nii, läksime vaatama. Nii, kiirelt intervjuult tõesti. Tere tulemast praktika laua juurde. Mäng on väga lihtne, siin on topsid, igas topsis on üks ülesanne ja selle, millise ülesande selle viskad, selle ette loeme, selle ära teeme. Pallid on siin, aega on sul 30 sekundit ja siin, kui ma pasuna lasen, siis pane niimoodi nagu tuleb. Et siin ei pea üldse tikkima. Ja. 1, 2, 3 ja läks. Osso vana, ei, peaaegu olemas, hei, juba olemas. Teise viskega. Siin oli harjutatud. See ei ole meie hooaja kõige kiirem. Oi, no see on raske. Õpeta Sandrile ja laula temaga koos heliredelit. Ma vabandan ette, et just mina olen. Aga ma teen kurgu puhtaks, äkki saame kuidagi. No nii, proovin nüüd minu kõigepealt see üks noot saada. Oota.
Ära midagi rasket. See peaks ju olema Okei, proovi nüüd 3 tükki. 3 kõna. 3. Ta. See oli väga lähedal. Oot, kõigepealt. Super. Aitäh sulle. See on õpetaja. Mul on sellist õpetajat kohe kindlasti. Ei, see oli super. Mina juba olen rahul. Mina olen juba rahul sellega. See oli suurepärane. Mul tunne, et finaalsaate puhul on meil ka väike see. Aga siis aitäh, et sa aitasid mul midagigi siin muusikamaailmas ära luua. Meil on väike kingitus ka sulle tulemast. Ja suur aitäh sulle. Edu albumi koostamisel kindlasti ootame huviga. Ja.